ma alustasin golfi kursusega 4 aastat tagasi. 4 aastat ei olegi veel tegelikult täis, juulis saab 4 aastat. Ja ma otsisin väga kaua tegevust, mis lubaks mul olla palju õues, sisaldaks liikumist ja oleks ka natukene füüsilist koormust annaks. Ja mulle tundus, et golfis on see kõik olemas ja tegelikult on veel palju rohkem. Ma olen elus esimest korda sportlik. See on väga suur muutus. Ma ei ole elust kunagi sporti teinud. Ja ma naudin treeninguid ja ma naudin võistlemist, mis oli minu jaoks on nagu täiesti uus asi. Et ka võistelda võib väga rõõmuga ja lõdvestunult ja väga nautida võistlemist. Et see on nagu väga palju suur muutus minu elus. Sest et tõesti ma proovisin igasuguseid sportlikke tegevusi, aga need ei sobinud mulle. Golfis on ju niivõrd palju võimalusi, sul ei ole kunagi pall samas kohas. Sa arvad, et sa teed hea löögi ja see ei loe mitte midagi, et sa niimoodi arvasid. Ja sa lihtsalt lähed edasi ja sa vaatad, et sa lööd nüüd kohe kindlasti nüüd selle löön ma palli kõrva, nagu lipu kõrvale. Ja ta on liivas hoopis. Jälle uudis. Muidugi profid oskavad rohkem keskenduda. Et õpin keskenduma rohkem sellele tegevusele, sellele löögile, sellele situatsioonile. Ja arvasin nagu üsna selliselt kriitiliselt võistlemise kohta, et see ei ole nagu minu jaoks ja seda mul ei ole vaja ja ma tean ise, kes ma olen ja kerge üleolek võib-olla isegi. Aga et võistluses on nii palju huvitavat ja nii põnev on ja ma lähen täna ka igale poole väikse hirmuga. Aga see hirm ei ole enam selline, mis mind halvaks või minuga midagi teeks, eks ju. Selline kerge värin nagu iga esinemise puhul. Olen väga palju laulnud elus koorides ja igal pool, et ka seal on palju esinemisi ja eks see võistlus on ka nagu, ma seostan seda natukene esinemisega. Ja mingi väike selline elevus võiks ikkagi sees olla, et golfi jumalad ei salli üleolekut, ma olen tähele pannud. Ma ei tea, kus nad täpselt need golfijumalad on, aga selline üleolev suhtumine, see ei too kunagi edu. Naistel on loomupärane lojaalsus oma mehe ja oma pere suhtes. Ja kui tema mees ei mängi, siis naine ei leia seda vaba aja ressurssi, et olla 4 tundi väljakul. Ikka on vaja kodus midagi teha. Mina ka alustasin ju sellepärast sellisel ajal, kui mul oma lapsed olid juba täiskasvanud. Et sinnamaani mul ei olnud selle jaoks aega, ma pidin tegelesin lastega ja nii arvavad vist väga paljud naised. See, et sa saad õues liikuda, sul on nagu oma tegevus. Kui me oleme jõudnud sinna vanusesse, kus me oleme näiteks 50+, siis kindlasti peab olema igal inimesele oma tegevus ka. Et üks asi on see, mida me teeme perega koos. Selleks ajaks on lapsed juba suured. Mehel on võib-olla mingi hobi, aga endal peab sul ka midagi olema, et see ei saa olla niimoodi, et me teeme kõike koos. Et nii tore on õhtul koju minna, et mis sina tegid, mina mängisin golfi, sina tegid oma asju, et see on nagu nii huvitav, sa saad jagada, sa saad muljeid jagada. Muidugi ma oleks õnnelik, kui minu mees ka mängiks, aga kui mängi, see ei sega minul mängimast. Et ma ei loobu asjadest, mis mulle meeldivad. Tänaseks päevaks ma vaatan, et hästi oluline on see, mis seal areneb, on selline, millest väga palju ka räägitakse, on siin ja praegu kohaloleku jõud. Et kui me oleme nagu kohal selles mängus, siis see mäng ka meil õnnestub. Viimasel ajal ma olen keskendunudki enda mängus rohkem sellele, et mitu lööki mul näiteks rajas väga hästi välja tuli. Et on mille üle rõõmustada. Kui sa oma tegevuses kohal ei ole, siis sa ka ei tea, mis otsuseid sa vastu võtad. Sul puudub informatsioon, sul puudub rahulikkus. Et golfimängus ja nagu terves elus on just see, et sa oled kohal, sa tead, kuhu sa kuulud, kellega sa kokku kuulud, mis tegevusi sa teed. Loomupärane intelligentsus on väga vajalik, see on meil kõigil olemas. Ja lihtsalt nautida ja rõõmu tunda sellest, mida me teeme. Ja me oleme kõik head inimesed. Et kuidas ma saan veel paremaks? Võib-olla sellest golfist tulevad rohkem välja sellised minu erinevad omadused, mis mulle väga meeldib golfis, et on kombeks ja reegliks, et kiidetakse teise ilusat lööki. See tundus mulle alguses nagu natuke isegi raske.
sest et ma ei saanud aru, mida ma täpsemalt kiitma pean või kuidas kiita või kuidas seda väljendada ja kuidas seda vastu võtta. Just nagu kiituse vastuvõtmine võis tihtipeale ajada mängurütmi sassi. Tavaelus me ei kiida inimesed üksteist. Me kasvatame oma lapsi ja kahjuks läbi just selle, et me ütleme, et mis ta valesti teeb. Ja siis ma kasvan niimoodi üles ja ma ei teagi, et ma võiksin ka areneda läbi kiituse. Me oleme harinud arenema läbi valu, mitte läbi õnne, rõõmu, armastuse. Et mul on nii valus, et ma hakkan nagu paremini liigutama, ma hakkan rohkem liigutama. Aga ma võin seda ka oma lõbust teha, oma rõõmuks, kelle jaoks miski on õige, ja meie oma sisereeglid, iga inimese sisereeglid ütlevad seda, mis on tema jaoks õige ja mis vale. Ja kui tema otsustab, et tema reegel on selline ja ta tahab selle jäiga reegliga hästi funktsioneerib, siis on see tema lugu ja see on tema. Meil ei ole õigust muuta inimest, kui ta ei taha muutuda. See on üks koht, kus on võimalik võib-olla ka intelligentselt oma viha välja valada. Mitte küll mängukaaslaste peale, aga kui ikka löök kehvasti läheb, sa kohe oledki ja oledki õigustatult vihane. Aga see ei tohi minna järgmisse lööki. Hästi palju emotsioone käib ikkagi läbi ja see skaala on tõesti suur. Hästi palju loebki, milline flight sul on, et kellega sa koos mängid, et kuidas inimesed omavahel sobivad. See keemia hakkab seal kohe tööle ja vahel lihtsalt sa ei sobi mõne inimesega, sa pead sellega leppima. Kõige tähtsam on see, et ma märkan, mida ma tunnen. Kui ma selle olen ära märganud, siis on juba kõik. Aga kui ma hakkan ennast nagu alla suruma ja maha suruma seda emotsiooni, siis ma kaotan sinna väga palju jõudu. Et isegi golfirajal võib märgata, et jah, ma olen praegu vihane, ja küll see oli selle löögi pärast ja lähen edasi. Aga ma hakkan endale eitama, et ei, ma ei ole vihane, et siis ma kaotan väga palju sellist energiat ja me ressurss läheb kaduma, mis oleks võinud järgmisse lööki minna. Mängu ajal ei ole võimalik selle emotsiooniga nii väga palju midagi teha. Mina ise kasutan sellist meetodit, see oli nagu alguses ka, et tundsin, et ma olen nüüd vihane ja siis ütlesin oma vihale, et ma tulen sinu juurde tagasi siis, kui mäng on läbi ja ma olen jõudnud koju. Siis ma vaatan, mille peale ma tegelikult vihastasin. See kindlasti ei ole ainult mänguga seotud. Emotsionaalne keha hoiab ikkagi emotsioone kinni ja need on mingi komplekt mingitest vanadest asjadest võib-olla ka. Täna oli väga uskumatult hea mängida. Ma olen mänginud viimasel ajal enda mängu. Keskmine eurooplane mängib 22,0 on tema selline handicap ja see on umbes mul ka. Ja see jäi täna püsima.